Nii, tervist kõigile. Mina olen Kristjan ja räägin teile vanalinnast väga praktilises võtmes ja seda mitme nurga alt. Esimene praktiline nurk on see, et kogemata tegelikult suuresti, aga mõned aastad tagasi sattusin vanalinna elanikuks ja olen siia jäänud ja ei plaani praegu liikuda, sest siin on mingit pidi midagi väga ägedat. Teisest küljest praktiliselt räägiks sellest, et linnaruum on mul kuidagi, ma ei tea, elus ju loodetavasti arened kogu elu, et kui ma olin, ma arvan, 25, et siis ma ei osanud arvatagi, et linnaruum kuidagi südame asjaks kujuneb, aga näe, kujunes. Ja üks oluline verstapost selle tee peal oli startup nimega Teleport, mida me ehitasime, mis tegelikult algas sellise üsna bravuurika sõnumiga, et sa sündisid kuhugile. Kas see on parim koht sulle elamiseks ja töötamiseks? Tõenäoliselt mitte, et selles sünniprotsessis ja asukohas meil minule teadaolevalt puudub kaasarääkimise võimalus. Ja Teleportiga aitasime andmete põhjal inimestel leida endale sobiva linna maailmas, kus nad võiks elada. Ja just nimelt linna, mitte riigi, sest inimesed kolivad alati linnadesse järjest rohkem, mitte riiki. Kas sa lähed Berliini või Münchenisse elama, see on diametraalselt suur vahe. Ma arvan, et ma ei tea, Tallingi on võib-olla Berliinil sarnasem kui München. Ja teine asi, mis me õppisime, mis on väga huvitav ja see oli just klientide tagasiside põhjal, on see, et inimeste õnnetunne sõltub väga palju sellest, mitte kus linnas nad elavad, vaid kus linna osas. Ehk et kui sa tood mõne inimese Tallinnasse ja paned ta kuskile Õismäe lõppu elama, ta võib olla tohutult õnnetu ja paned ta näiteks kuskile Kopli keskele, siis ta võib olla ülimalt õnnelik. Ja mõni teine vastupidi. Sest üks huvitav Teleporti õppetund oli see, et inimeste vastused sellele, mida nad nagu ühe linna puhul tähtsaks peavad, on tohutult erinevad. Et kui võtaks selle saali siit ühe kaupa teid kõiki ette, siis teie soovid oleks erinevad, teile perfektselt sobiv linnaosa Tallinnas ka erinev. Nii et mõneti on üks väga põnev mäng selle ümber, et linnad kogu aeg muutuvad, nad arenevad, nad justkui nagu, see on selline, ma ütleks nagu mitte selle Balti merelaine, aga nagu ookeanilaine, mis nagu aeglaselt kulgeb, aga üsna vääramatult. Ja linnad pidevas muutumises tegelikult kogu aeg mängivad rütme ümber. Vanalinn on olnud siin üsna tükk aega, et mulle meeldis üks ütlus, mida ütles Tõnu Kõrvits, kes ütles, et talle meeldib mets sellepärast, et metsal on meist ükskõik. Et siblivad siin mingid inimesed ja surevad ära ja tulevad uued ja vahet pole. Et vanalinnas on võib-olla natuke sarnast vaibi, et nad on üsna palju nagu aastate jooksul näinud riigikordi, sõdu, erinevaid inimesi ja mõneti need majad paljud seisavad suhteliselt rahulikult ja stoiliselt. See on minu arust väga suur väärtus vanalinna puhul. Kas me kasutame seda väärtust piisavalt? Minu arust mitte. Ma räägin seda lugu selleks, et seda ka Teleporti tausta, et tegelikult iga linna osa on ju disainitav. Ja küsimus siis muidugi on kellele. Et ma arvan, et iga toote puhul on ülitähtis, et mõista seda, et sa pead teadma, kellele sa seda teed. Ja ma arvan, et Tallinna linna on tehtud nagu mitte kellegile ja kõigile korraga väga pikka aega, et see ei ole nagu eduka toote ehitamise mudel. Tegelikult peaks teadma, kellele sa teed linna, kellele sa teed linna osa ja siis see saab väga hästi disainilt areneda. Nüüd mulle tundub, et vana linna puhul on, elades ka siin, on peidus üks väga suur potentsiaal, mida me minu arust ei kasuta üldse hästi täna. Mis asi ta nagu olla võiks Tallinna ruumis? Me tegelikult näeme, et linn on nihkunud Põhja-Tallinna suunas viimase võib-olla 10 aastaga. Ma elasin kunagi Kalamajas, Kassisabas ja minust linn liigub sealt eemale. Uuest maailmast ka minust see rütm on tegelikult jäänud nagu nõrgemaks. Ta on liikunud rohkem sinna Kopli suunas. Ja linnad kogu aeg liiguvad, see on fine. Aga mis asi on selle keskel vana linn? Et mis rolli ta täidab? Mis element ta on? Seda me justkui täna
ei tea, et minu arust vanalinn on natuke nagu, tal on see oma ajalooline identiteet, mille üks tükike on see, et tal on inimestest natuke ükskõik. Aga teisest küljest tal võiks olla veel palju parem väärtus inimestele, kes siin elavad ja käivad. Mis see on? Ma arvan, et kui me Euroopas käime vanalinnasid mööda, nad on tohutult erinevad. Näiteks Ljubljana keelas 2007 vist 12 hektarisel alal keskel autode suures osas liikumise. Sel hetkel oli 40% inimestest selle poolt. Kellegil oli meeletult julgust ja visiooni teha see samm ära. Täna 97% inimestest ei tahaks vahetada tagasi. Nii et tegelikult ma ütleks, et on tohutu konflikt. Kui me õpime ühte linnavalitsust tundma, siis kui enamus ettevõtjaid tahab ehitada midagi kogu aeg muutuse suunas, siis ametnikud enamasti muutust kardavad, sest muutus toob kaasa mingi probleemi. Keegi võib olla pahane. Kui sa hoiad kõike nii nagu on, siis on nagu pahandamise risk sinuga väiksem. Ja see domineerib enamike riikide toimimist. Üsna traagiline, aga nii on. Ei ole mõtet sellega vaelda. Et tegelikult linn kogu aeg muutub ja siis seda peaks juhtima nagu selliselt, et me peaks mõtestama, kuidas maailm muutub, kuidas linn kasvab, voolab selle ookeani lainena ja siis sinna juurde disainima linna poolt ägedaid lahendusi. Aga samas on sul tohutu dissonants või konflikt sellega, et iga linnavalitsus justkui või enamus neist kardab muutust, et kuidas sa siis saad hakkama sellega ja tegelikult vastus on, et ei saagi. Et see on kurb reaalsus. Aga äkki ka tänane üritus ja kõik muu aitab meil disainida seda linnaruumi. Ja ehitades ka elavad tänavat näiteks, mis on selline rohujuurest kasvanud äge aktivism, et siis me tundub, et peab võitlema lihtsalt ja mitte andma alla. Ja ma arvan, et me paljusid näen siin ka vanalinna elanikke ja ettevõtjaid, kes siin toimetavad, et me tegelikult ühiselt võib-olla peaks praegu üles võtma väikse siukse, ma ei oskagi öelda, et nagu äkki ühe nagu vajutuse, et teha nüüd siin uus värske hingamine, sest mõelge, kui palju ägedam vanalinn tegelikult olla saaks. Kui siin oleks rohkem elu, COVID ajal siin ka elades suri täitsa välja, et nüüd ta nagu taastub. Aga siin võiks olla palju rohkem, ma ei tea, mis see sõna on, funky, et mis viskaks siukest värskust ja rõõmu, sest sellise ajaloolise vanalinna ja värskuse kokkusobitamine tekitab minu arust väga ägeda rütmi ja selleks on meil võimalus. Ja võib-olla peame koos välja mõtlema, et mis on need sammud, mis me teeme. Ma näiteks elan vanalinnas, ja ma olen staažikas autosõitja, et ma ei ole nagu auto on üks instrument, mida saab kasutada. Ratas on mõnusam, aga auto on ka vahel vajalik. Aga ma üks hetk otsustasin, et minu jaoks on autod vanalinnas rõvedad. Et see ajaloolises taust, need mingid seisvad raudkolakad, mis nagu, no see on jälk. Samamoodi Kalamajas ma näiteks väldin mõndasid tänavaid nagu Valgevase vist, mis on nagu selline ilus puitmajade tänav, mis pargitud kahelt poolt tihedalt seisvad autosid täis. Teate, et keskmine auto 97% ajast seisab. No, et seisavad seal koledad asjad. Nii et ma otsustasin üks hetk, et inimene peab suutma väärtuste eest seisma ka enda isikliku ebamugavusega. Otsustasin, et ma hakkan autot hoidma ainult vanalinnast väljas parklas, maksan selle eest eraldi tasu ja 7 minti tuleb kõndida selle asemel, et maja eest autosse istuda, aga sõidan autoga ka natuke vähem, et ebamugav. Ja tegelikult üks auto on vähem, on ju. Et äkki peaks kuidagi võtma selle koos kokku, sest vanalinnas on ka küll tänavaid, kus tegelikult autod nagu mitte mingil juhul ei peaks sõitma. Just vaatasin, läksin tööle rattaga, üks kaubik oli parkinud Vaimu tänava nii kinni, et sealt taga seisis natuke sabinas, vihmasabinas üks ema käruga, mina seisin rattaga teisel pool, mõlemad kehitsime õlgu nagu või noh, et see ei ole üldse vajalik mitte mingit pidi. Nii et saaks ilma. Ja võib-olla siis me peamegi ühiselt mõtlema, et mis on need sammud, mida me hakkame koos lükkama. Elav tänav võib panna jõuala alla ja öelda, et me võitleme selle eest ja ühiselt minnes saab muutust teha. Isegi kui sul on nii-öelda osapooleks, kes otsuse peab tegema, linnavalitsus, kes võib-olla ei taha seda üldse kuidagi muutust teha. Nii et võib-olla ma julgustaks proovima. Seal üks Vaimu tänava elanik oli pannud ühel päeval sinna lillepotidest maha. Vaatasin üks kaubik, hakkas sinna sõitma, siis tagurdus välja, läks mujalt.
ma ei tea, teeme aktivismi, võtame meie ruumi üle, et võib-olla saame pahandada, võib-olla ka trahvi, aga ärme lase sellel nagu sellisel köiel lihtsalt lohiseda. Et see on võib-olla minu mõttekäik, et muutused võivad teinekord olla lihtsamad, kui me arvame, kui inimesed nagu koos selle ette võtavad. Ja ma vist paneks siia punkti ja võtaks mõned küsimused, kui on. Ja, kas on küsimusi? Et kuhu need lillepotid siis panna? No aga pane sinna, kus sa arvad, et auto ei peaks sõitma või pane sinna, kus sa tahad. Et me tegime Elaval tänaval sünnipäeval tegime lillepottide tegemise töötoa, et inimesed said võtta oma poti ja panna kuskile. Et see, tegelikult mulle tundub, et üks asi on see, et me võtame tänavat kui transpordivahendit sageli ja justkui kellegi teise oma. Aga äkki peaks nagu omastama selle, et tänav on tegelikult meie kõigi oma, et see ei kuulu linnavalitsusele, see on meie tänavad. Nii et võime disainida neid ka. Ühiselt võtame ette ja tänava inimesed tulevad kokku ja kui eestlased naabriga ei suhtle, et siis võib-olla chatis saab või midagi ja siis. Vanalinnas ilmselt tänavad päris ise ei saa üles kaevata ja muuta, aga lillepoti vastu kindlasti pole kellelgi midagi. Nii, aga veel? Ja, tere Kristjan. Elad samal tänaval nagu mina, seal Pikal tänaval. Aga kauem, kui sa siin mainisid, sa oled seal peaaegu terve elu olnud. Et ma räägin siis Pikast tänavast, et meil oli ka üks projekt, mida me lihtsalt nimetasime Elustänav. Ja see puudutas siis Pikka tänavat. Ja Pikal tänaval on niisugune pikk ajalugu, selles suhtes, et seda tõsteti kusagil 100 aastat tagasi, ja täideti, sest et olid kõik need trepid, mis läksid keset tänavat ja siis tsaari ajal ei saa need kahurid ei saanud ümber keerata ja nii edasi, et paremini linna kaitsta, tõsteti tänavat, et rohkem liiklust saaks nagu olla ja siis trepid läksid rohkem sinna maja poole. Aga sellega kaasas ka see, et kõik keldriluugid praegu nagu 1,5 meetrit kõrged, nagu meie majas, kus sul vanaema elab või su ema elab. Ja aknad on siis aukudes, eks ole ju, või on kinni kaetud ja nii edasi. Ja siis, kui kuulsime, et linnal oli plaan, tähendab Pikka tänava remontida, ja nende plaan oli, et tõstame veel 30 sentimeetrit kõnnitee kõrgusele. Meie ettepanek oli, tähendab, rääksime muinsuskaitsega ja nii edasi, oli ära tõsta tänavat enam, vaid langetada tähendab kõnniteid. Ja sellega oleks siis nagu luugid oleks 30 sentimeetrit kõrgemad, aknad tuleksid jälle välja ja tähendab kõik need keldrid, mis mööda Pikka tänavat on, neid on mitukümmend tükki, 30-40 tükki, et neid saaks nagu jälle kasutusele võtta. Et inimesed pääsevad juba sisse ja tähendab ja keldritesse tuleks valgust ja et tänav hakkaks nagu ellu jälle. Ja iga maja ette tuleks nagu üks aste juurde või 2 astet juurde. Ja sinna kõrvale saab panna oma lillepotid, sinna kõrvale saab panna pingid, inimesed saavad istuda ja nii edasi. Ja terve tänav oleks palju mõnusam ja hubasem. Selle asemel tuleks nagu Viru tänav, mis oleks nagu mingi lai maantee või Harju tänav ka, mis nagu kõledab mingis mõttes. Et see oli ka mingi ettepanek, mida me oleme kunagi kesklinnale teinud. Et ma ei tea, kus see on. Probleem oli see, et linn otsustas, täpselt nagu sina ütlesid, linn otsustas, et nemad teevad seda, ilma nad üldse konsulteerisid meie tänava elanikega. Et see oleks umbes sama nagu sina ja mina istuksime maha ja otsustaksime, kuidas Obinitsas peaks midagi tegema, eks ole. Et need inimesed, kes elavad siin, peaksid ka sõna sekka panema. Just on see väljend eesti keeles niimoodi. Ja ma arvan, et see on tohutult õige, et kes tunneb seda Pikka tänavat paremini kui inimesed, kes seal elavad. Ja me oleme Elava tänavaga, meil on Ave Habakuk, kes on toonud meil teemasse väga tugevalt Bokse metodoloogiat, mis tegelikult Hollandist saanud alguse ja viitabki protsessile, kuidas kohalikke elanikke kaasata. Me Elava tänavaga ka mõneti otsime alles kõiki kohti, mis me täpselt teeme, aga praegu näiteks linnavalitsusega jutuajamised, et võib-olla ühe näitega, kas või Vene tänav on praegu jutuks, võiksime me seda seal kasutada. Mis tähendab seda, et metodoloogia, kuidas kohalikke elanike sisend võtta.
et ma arvan, et see on ülitähtis, sest kuskil kabinetivaikuses tõeni on raske jõuda, tõde on sageli nendes inimestes, kes seal tegelikult oma elu kogu aeg veedavad. Nii et äkki õnnestub seda läbi suruda. Ma arvan, see mõttesuund on täiesti õige. Kas on veel küsimusi? Tere, Kristjan. Sina kindlasti mäletad nagu mina. Kunagi, ma olen 100% kindel, et me oleme siin ruumis koos pidu pannud. Oli aeg, kus kogu ööelu oli vanalinnas. Nüüd justkui tundub, et see on häiriv. Aga nagu me siin ennem nägime, et need, kes lällavad, on purjus turistid, eks ju. Et kui me selle linnaelanikele ja kohalikele tagasi võtame, kas siis on lootust, et saame jälle vanalinnas pidu panna või? No vaata, see on ju üks osa nagu sellest elu kihamisest, et on ta pidu, on ta kontsert, on ta teatrietendus, et noh, seesama teatrigi siit ju täna ikkagi on pakkinud uksed kokku, et siin miski kõik kokku ei tööta. Et ma arvan, et see on selle teatava vibratsiooni osa, mis on hästi vajalik. Tõsi, heli on ilmselt probleem elanike jaoks, aga uurides ka erinevate linnaosade ja linnakute ehitamise loogikat, üks Hollandi spetsialist ütles tabavalt, et su linnaosa sureb siis, kui sul keskealised juristid hakkavad dikteerima tingimusi, kuna nad on ostnud korteri sinna. Ja ta ütles ka vist, et nad mehed, aga okei, see selleks. Et siis see on mingi teatav tasakaalu küsimus, on ju. Et kas on võimalik disainida mingid kohad, kus on see heli isoleeritum, kõik muu sinna juurde kuuluv, aga mulle tundub, et me vajaksime seda vibratsiooni siia. Et see on, Vello ka teab siin kohvikut pidades, et vahepeal oli õige nukker, aga see COVID-eelne maailm minust päris tagasi ikkagi ei ole, et siin on nagu mingi rütm on puudu ja äkki meil on võimalus kõik koos seda siia taas tuua, sest mulle tundub, et ka selle kesksusega on siin ka noore inimese jaoks minu arust midagi ägedat. Aga selleks peab olema neid asju siin, mis nagu toimivad ja elavad, et siis minu arust peaks võimendama seda, sest tegelikult linnaosa ägedus sageli peitub sellest, kas noored tahavad midagi teha seal. Okei, viimane küsimus. Tere, olen ettevõtja ja elanik siis vanalinnas, et oleme seda oma perega teinud elavat tänavat mitu aastat ja väga tore on, et milline, kas sünnipäeva pidanud tõstnud maja ette lauad ja toolid, et väga tore, mis seltskond läbi tuleb ja inimesed liituvad. Samas et seda elukeskkonda natuke kirevamaks teha, olen püüdnud, aga linna poolt või mõne linnaametniku poolt on väga terav vastuseis ja kuni isikliku mingi vimmani välja, mis kandub, mis häirib nagu ettevõttet. Et näiteks tõstsime 2015 tõstsime sinise pingi aknaha terrassi saanud teha, tõstsime et tulevad inimesed puhkavad jalga, et mitte ainult klientidele. Siis sellest tuli selline, ametnik on siiamaani meie peale kannab vindma, et ma ei tea, ma olen nõus sellega, et kõik koos peaks tegema, et linni peal olema külm ja kõle, et vahepeal jäi mulje, et vanainest võid olla ainult mustad, hallid, pruunid asjad, ja kui sa paned midagi värvilisemat, et siis on meeletult maitselage ja võib-olla siin mingis ühtsuses peitubki jõud, et kui me elavad tänavat ka tegime, mis tegelikult kõigest aasta tagasi sai alguse lihtsalt ühest chatist ja siis inimesed kuidagi tajusid, et hakkame tegema. Et siis vanalinnas on ka mitmeid liikumisi, mis seda teevad, aga äkki peaks seda võimendama kuidagi, et oleks, ma arvan, et kui mitme osapoole pealt tuleb sama soov, et me tahame siia pinke panna.
äkki jah, ma arvan, et see on raske leida võib-olla kõikide Sauna tänava elanike poolt häält, aga võib-olla mingid alad, kus me peame seda tegema, et siis ta on nagu kontsentreeritum ja vähem killustatum, et miks mitte. Aga see on ka kellegi julge otsus ja mulle tundub, et ükski linnaruum maailmas ei ole ägedaks saanud ilma julgete otsusteta, millele on palju vaenlasi vahepeal, et noh, et siis ma arvan, et äkki me saame pressida ühiselt julgete otsuste suunda ja võib-olla mingid asjad ikkagi nii konkreetseks ettepanekuks vormida, et tehakse ära. Jah, suur tänu. Selle pingi teemal ma olen kuulnud, et see ei ole ainult vanalinna probleem, et ka kuskil siin kortermaja hoovis kesklinna piirkonnas inimesed panid pingi ja siis mingi hetk tuli linnavalitsus kraanaga viis selle minema. Et see on tõesti võib-olla mingi selline arutelu koht, et võib-olla omavoliline pink ja lillepott ei ole see, millega peaks tegelema. Aga suur tänu. Aitäh teile, võitleme!